Tere tulemast stuudiosse, stuudios on tore ja meil on väga äge saade siin täna valmis saamas ja vaatajale siis sissejuhatuseks nii palju, et selle hooaja esimesed saated me oleme kõik olnud kuidagi tore konverentsi meeleolus, sest seal me tunnustasime päikeseid. No nendega te olete nüüd tutvunud, kes ei ole veel eelmisi saateid vaadanud, palun vaata järele. Väga ägedad inimesed säravad ja midagi juhtus meil Tore konverentsil ju veel. Nimelt, torekad peavad igal aastal Tore konverentsi raames ära ka oma selle üldkoosoleku, eks? Nii, ja mis siis juhtus? Oli korraline juhatuse valimine, mis tähendab seda, et meil on Tores täiesti uus juhatuse koosseis. Milline imeline võimalus taas tutvustada inimestele. Tore inimesi. ja täna siis on meil suur osa juhatusest kohal. Me mõtlesime, me teeme niimoodi, et me näitame oma esimest juhatuse koosolekut kõigile osaliselt. Ja see osa, mis saab olema kõigi ees, on see kõige mõnusam, magusam osa, mida me iga kord teeme, sest mõned meist on siiski juba teisel, kolmandal, neljandal ringil juhatuses. Ja mis siis juhtus? Ma annan sellise pildi ette, et üldkoosolek, inimesed on saalis, tulebki juhatus valida. Ja eelmine koosseis ütles aitäh ja oli tänulik selle perioodi eest. Ja siis tuli küsimus, kas keegi eelmisest juhatusest on nõus jätkama. Ja 3 inimest olid nõus jätkama. Ja kohe esimese asjana, kohe hakkangi tulistama sellise küsimusega. Epp, sina olid üks nendest, kes ütles, jah, ma olen nõus jätkama. Tõsi. Ja mulle tundus, et mul jäid mõned asjad pooleli. Tore on minu jaoks oluline organisatsioon ja ma tahan, et see oleks veel nähtavam ja ma tahan veel toimetada Tores. Ma ei taha kuskile minna. Sulle meeldib siin? Jaa. Mis sa muidu teed? Ma küsin selle ka ära. Jah, see on hea küsimus. Vahel ma naeran, te olete ilmselt märganud seda. Vahel mulle meeldib õpetada, ka seda teen ma aeg-ajalt ja siis ma olen tore. Peamiselt nädalast ma olen tore. Super. Ja siis teine inimene, kes oli nõus jätkama, oli Kelly. Et kui nüüd Kelly ütleb ka, kes sa oled, kus sa tuled ja miks sina siis olid nõus jätkama? Siis mikrofon. Olen Kelly, tulen Saaremaalt ja nõus olin jätkama seetõttu, et mulle tundus, et see 3 aastat oli nagu ülilühikene ja midagi jäi veel pooleli. Kuskil on veel energiaid, kuskil on veel mõtteid, mida teostada. Väga äge, suurepärane. Ja 3. inimene, kes oli nõus jätkama, olin mina. Ma olin ikka nii hoos veel, et mul ei olnud üldse sellist tunnet, et ma kuskil mingit punkti praegu panen. Või et isegi komakoht, vaid täielikult keset lauset nagu ei saa lõpetada veel keset lauset seda lauset. Aga siis need olid ainult 3 kandidaati ju. Ja tegelikult saalist tuli väga palju ägedaid ettepanekuid veel. Mõned ütlesid ju kohe ära, et okei, et praegu see on väga tore ja aitäh teile selle eest. Aga et pole ikkagi aega ja veel ei ole valmisolekut ja niimoodi. Ja siis 3 inimest olid nõus ka jätkama või nagu selles mõttes seda protsessi jätkama, et jah, kandideerime lõpuni välja. Nii, ja siis vaatan kohe näiteks võib-olla annadki Triinule, et miks sa olid nõus kandideerima? No tegelikult Aili Avi tegi mulle ju ettepaneku juba kuu enne konverentsi, et ma võiksin kandideerida. Siis ma suutsin selle ära unustada ja konverentsil oli juba liiga hilja ei öelda. Nii et ma mõtlesin, et aega niikuinii kunagi ei ole, et ilmselt ei tule ka, et miks ka siis mitte. Ma arvan, et mul on küll mida panustada. Ja koos teie vanade olijatega
et ma tunnen ennast turvaliselt. ja kus koolis sa muidu töötad ja tegutsed praegu? No endiselt Tõrva gümnaasiumis. Sotsiaalpedagoog olen seal ja juhendan ka Tore ringi koos Maarjaga. ja siis Maarja oli see, kelle sa ise välja käisid. Nii, Maarja, nüüd peab mikker sinu kätte jõudma, et Triin seal niimoodi ootamatult ehmatas sind ära või? Jah, tegelikult küll, et konverentsile sõites me tegelikult isegi rääkisime sellest, et Triinu nagu tuletas meelde, et okei, et Aili sellise ettepaneku tegi ja et ei tea, mida teha, kas öelda jah või ei, et pigem ikkagi ei. Ja kui siis Aili seal saalis püsti tõusis ja ütles, et tema esitab kandidaadiks Triinu, siis Triinul oli ja selline nägu oli järsku peas, et appikene, mis nüüd saab. Ja jah, Triinu siis ütles, et kuna me tegelikult ju kõike teeme koos, eriti mis puudutab Toret meie koolis, et jällegi natukene turvalisem oleks, et siis Triinu seadis minu kandidatuuri ka üles. Ja ega seda aega ei tule kusagilt juurde, aega on vähe, aga ma usun, et saab hakkama, leiab. Just, et kui asjalikult planeerida, siis miks mitte. Ja sellist kogemust ei ole ka varasemast, et väljakutsed on olulised. No mina ütleksin see, mis mina siis nägin sealt saalist, kui Triin Maarjale tegi ka selle, nagu, et nii, mina esitan Maarja, siis minu meelest oli see ülimalt ilus näide enda eest, enda vajaduste eest seismisel, selles mõttes, et kui minul töötab hästi Maarjaga ja minu jah sõltub ka sellest, siis ma seda teengi, et ma võtan selle Maarja. Ja mul meenub siin praegu Tore, stuudios on Tore kõige esimene saade, kus olid Ellu ja Ülo. Ja kui te mäletate, mida Ülo seal ütles, Tores on alati paaris töötamine. Ja ta ütles kuidagi isegi veel nii ilusasti, et see on nagu elujõu garantii, et sul peab olema ikkagi keegi, kellega koos sa saad. Sest kui sa oled üksi, siis lihtsalt ühel hetkel võibki jõud raugeda ja jagada ei ole kuhugi ja inspiratsiooni võib-olla ei tule kuskilt. Ja et see oli väga ilus näide sellest, kuidas Tores paaris on hea töötada. Aga nüüd meil on siin puudu ju veel Karl Johannes, kes on Tore vilistlane, noor. Ta on hetkel ajateenija ja sellepärast ta ei saanud hetkel tulla ka. Aga Karliga me teeme teda niimoodi, et ma kutsun ta eraldi saatesse, on ju, külaliseks. Vaat siis küpseb siin üksinda. Nii, aga teiega lähme selles mõttes siis koosolekuga edasi, et tavaliselt me siis koosolekul juhatamegi sisse selle, et me hakkame üksteisega nagu mõnes mõttes ka tutvuma, et kellel üldse mis kogemused on ja mis see MTÜ endast kujutab. Et on ju olemas mitmeid vorme, kuidas toimetada maailmas ja mis siis MTÜ eripärad on. Seda me praegu siin kõigile ette ei hakka rääkima. Aga mille me võiks teha ära on see, et võtaks igaüks näiteks pastakaid näituseks nii palju, et mitu korda sa oled kuhugi kuulunud või MTÜ lausa loonud või et mitu pastakat sa võtaksid. Nii, igaüks võib nüüd võtta pastaka. Kõik ikkagi said, ja? Nüüd on hea võimalus jälle kõigil rääkida. Kes alustab? No mikrofon minu käes, eks ma siis alustan. Tore ühing MTÜ on minu jaoks esimene. Et MTÜ-dega mul varasemast kokkupuuteid, kogemusi ei ole otseselt. Et koostööd ikka teinud aeg-ajalt mõningatega, aga nii, et ma ise päris juhatusse kuulun ja siis selle MTÜ heaks ka tööd teen, see on jah esimene kord.
nii, mina olen kuulunud mõned korrad Tore juhatusse, siis olen ma loonud MTÜ Raamaturing ja lisaks olen kuulunud Eesti emakeeleõpetajate seltsi juhatusse ka. Sellised põnevad, mõnes mõttes seotud hariduse ja noortega kõik. Mina mõtlesin, et ega ma siis tühjade kätega ennast ei jäta. Et minu jaoks on ka Tore esimene. Et jah, Maarja ütles väga hästi siin ennem juba ära kõik minu eest ka. Sellepärast ongi paaris väga hea. Minul on praegu hetkel 2 aktiivset ja üks siis, kus ma olen olnud, et olen olnud Saaremaa huvijuhtide MTÜs ja natuke see vist isegi olin juhatuses seal, kui ma mind ei peta. Ja praegu on siis Tore ja siis ka kohalik kogudus on, kuhu ma kuulun. Ja minule sattus 4. Mul meenub, et ma ütlen kohe tegelikult selle ära, et Tore oli mul kõige esimene MTÜ, kuhu ma astusin teadlikult, lihtliikmena, noore juhendajana. Nii, ja siiamaani nüüd, juhatuses olen nüüd, mis on 3. kord, eks ju, et ma ei astunud üldse juhatusse alguses ju. See on 1. Siis ma olen astunud veel ühte kohaliku tähtsusega MTÜ, Kuuselu avatud noortekeskus. Seal olin lihtliige, siis ma lõin ise seal samas kandis ühe meeletult ägeda potentsiaaliga noortevägi MTÜ. Ma ei tea praegu, kuidas neil läheb, aga sellel oli nii palju potentsiaali, see oli üliäge. Ja siis ma olen kuulunud natukene Veljo Tormise kultuuriseltsi ka juhatusse siis juba. Et tegime natuke kultuuri kohalikul tasandiga, need on siis meie kogemused praegu kõigil. Vaata kui värvikad kogemused mõnes mõttes. Ja see on alati nii äge, et keegi on ikka alati uus, mis tähendab, et see on jumala õige alustada sellest otsast, et mis see siis on, see kogemus. Võime pastakad tagasi panna. Siis MTÜ on ju selline kooslus, kuhu füüsilised isikud astuvad vabal tahtel, näitavad üles, et vabadus kuuluda ja võt siia ühingusse ma tahan. Siin miski minuga klapib, tavaliselt on see siis väärtused ja põhikirjas olev info. Tore põhikiri kinnitab ka ära kõik need, mille pärast me oleme ellu kutsunud. Me ei hakka neid ütlema siin, sest et igaüks saab seda alati lugeda meie kodulehelt. Ja põhikirjas kehtestatakse üldse igasugused reeglid, kuidas me toimime. Ja noorte organisatsioon Tugiõpilaste oma ring Eestis valib juhatust 3 aastaks, nii oleme me öelnud. See võib olla ka 1 aasta, aga 3 on hea, sest et MTÜ-de juhtimisest on hea tava teada seda, et inimene peab saama plaanida, siis ellu viia ja siis analüüsida tehtud. Ehk siis 3 aastat on äge, esimese aasta plaanime, siis viime ellu ja siis 3. võtame kokku, vaatame, kuidas tuleb. Tulemused on ju. Nii. Ja selle koha pealt tasuks meil nagu mõelda, et kõige tähtsam organ on ju üldkoosolek. Need inimesed, kes seda asja igapäevaselt ajavad koolides, need noored, need juhendajad. Ja meie asi on siis nende eest seista, esindada organisatsiooni ja juhtida ära. Juhtimises on ka mitu valdkonna, inimesed tuleb ära juhtida, kui on mingid majad, tuleb ära juhtida, haldamised ja nii edasi. Kommunikatsioon tuleb ka ära juhtida ja seal, mis kõik, kes juhtimist on uurinud, vaadanud, siis need ka võivad nüüd ise juurde mõelda, et mida need kõik seal tegema peavad. Aga meie läheme selle koha pealt, mis see meie motivatsioon on, mis on see meie rolli rõõm. Nüüd me oleme siin. Miski peab tagasi andma, sest me oleme kõik vabatahtlikult. Meie ei saa palka, aga me teeme suuri asju. Mis meid motiveerib, mis on see meie rolli rõõm? Ja selleks on mul laotatud laiali siin Tore kaardid. Me saame mõnusalt vaadata, millised on need kaardid, mis meid tõmbavad ja just seda motivatsiooni ja seda rolli rõõmu esitlevad. Võta endale siuke mõnus aeg ja vaata.
keegi võttis sinu lemmikukaardi ja no ikka juhtub seda ka ja mis see võib siis olla, mille pärast sa seda teed? Ise pean ka võtma ju. Ma võtan need. Nii, juba pani tagasi vahepeal. Sul tundus midagi muud tähtsamat. Tabavamalt. Ja see on muidugi liikmete poolt meeletu usaldus, mis meile lasub, eks ju. Aga kes on valmis rääkima oma sellest, et mis võiks olla see motiveeriv asi, et üle-eestilist noorteorganisatsiooni juhtida? Ma siis alustan või? Jaa. Mikker jäi minu kätte. Mul on selline pilt. Auguga kivid. Ja minu rõõm on, ja see, mis mind nagu liikuma paneb, ongi need inimesed, need kogemused, ehk siis see kuhisin ja see muudkui täieneb, et see ei lõppe otsa. Ja seda ma siin püüan ka edasi ammutada ja edasi jagada. Ilus. Siis selline. Nii, pean natuke mõtlema ka. Selline linnuke peos. Et ma tahan hoida seda, mis on oluline. Hoida inimlikkust. Ja arvan, tore on üldse selline asi, mis hoiab ühenduses ka iseendaga. Nii, mis hoiab mind tores? Kust ma saan motivatsiooni? Need on need noored. Need olete teie, head noored, head vaatajad. See on nii võimas tunne, kui te tulete ja kallistate ja ütlete, et jaa, oi, ma tahan seda teha, ma tulen sinna stuudiosse, ma teen hea meelega suvekooli. Et see on see koht, kus on nii hea olla. Ja see pilt, siin pildil see väike laps puhub laiali seemneid ja mul on nii suur rõõm, kui tore seemned idanevad kuskil, kui nendest tulevad need uued võililled ja uued noored, et see on väga võimas tunne. Kuulda kuskilt aastaid hiljem, kuidas tore on mõjutanud, kuidas on olnud oluline. See on hea. Nii ilusad sõnad. Mina võtsin siis sellise pildi, kus on ämblikuvõrk sellisel udusel hommikul veepiisad seal küljes, et minu jaoks tore praegusel hetkel nagu tähistabki seda võrgustikku üle Eesti, et kui meil on sellised suured kokkusaamised, nagu näiteks tore konverents ja tõesti need inimesed, kes seal koos on, nii noored kui juhendajad, et see võrgustik, see on see, mis paneb tegema ja tegutsema ja need piisakesed seal, need siis võiksid ju olla kas siis tõesti need inimesed või ka siis kõik need teadmised, kogemused, kõik see, mis me sellest tore võrgustikust saame, et see on minu jaoks selline oluline. Minu kaart tuli selline ja endiselt on nii, et miskit selles organisatsioonis klapib sellega, mis mulle ka nagu korda läheb elus. Et see teise märkamine, teise tähelepanemine, tema tunnustamine, tõstmine, aitamine, siis loomulikult see noorte energia, mida alati võib-olla ei peagi ma otse nendega tegema, aga ka seda kaudselt näha on ülimalt äge või sinna vahel sattuda ise. Et jõle tänulik nende hetkede eest alati. Ja pikaks ajaks, kusjuures endal kohe parem tunne ka.
ja ilmselt ma ei saa üle ega ümber, on mul midagi siin ka seoses eneseteostusega. Ei saa öelda, mul kuidagi siin organisatsioonis on leidunud alati väljakutseid, mida vastu võtta ja ületada ja loovalt lahendada. Ja mul on seda vaja. Iga päev ma pean midagi loovalt lahendada saama. Nii et aitäh. Kuulge, ei ole äge meeskond ju, kellega teele asuda. Mis me siis veel lõpetuseks võiksime? Nüüd võiksime vaatajale minu meelest teha sellise asja, et mul on ju siin veel asju, nagu näiteks tore pallid. Ja kui me läheme teele 3 aastaks, siis igal ühel meist ju, palle on küll 4, et siinkohal ma korra jään ise välja, on ju. Võib jah. Et küsimus on siis selline, et mis siis niimoodi on see koht, kuhu kõige rohkem tahaks panustada. Sest valdkondi on palju, suundi on palju ja kuidas need siis kõik 3 aastaks välja vedada. Et mis sa valiksid? Võta siit pall ja mõtle. Kas tahab keegi alustada? Alusta. Okei. Ilus armas kollane, nagu päikene. See on nagu valimiskampaania lubadused. Midagi sinna kanti. Jah, praegusel hetkel väga suuri lubadusi küll anda ei julge, tahaks kõigepealt näha, et kuidas see asi siis nagu päriselt tööle ja toimima hakkab. Aga ütleme, et ideaalis nagu visioneerime, niimoodi unistame, et ideaalis, kui ma saaksin ja kõik sujub, siis oleks niimoodi, et... Jaa. Meie oleme Valgamaalt Triinuga Tõrvast ja meil Valgamaalt töötab väga hästi juhendajate selline omavaheline ring, kui seda nii võib öelda, et meil on väga armas eestvedaja, Nadjesta, kes alles täna hommikul, või eile tegelikult ja andis siis uuesti märku, et võiks kokku saada, võiks maha istuda ja rääkida, et kuidas läinud on ja missugused plaanid on, et just see läbi juhendajate informatsiooni ja ideede jagamine, sest et kui juhendajad on hoitud, siis noored tunnevad ennast niikuinii hästi. Et see on nagu minu üks selline mõte, et mida tahaks nagu viia natukene laiemalt üle Eesti. Ma just praegu võtsin endale rolli. Teeme nii, et kui te ei olete ära ütelnud, siis ma teen väikse peegelduse, et mida ma siit välja loen. Olete nõus või? Lühidalt. Nii, jätkame. Väga hea. No nii, mina jätkan sellise rohelise energiaga, taimedega ja ma tahan seda, et tore oleks nähtav, et neid seemneid sealt eelmisest pildist oleks rohkem, et nad idaneks paremini. Et ma tahan panustada sellesse, et tore idee leviks ja et meist oleks võimalik ka lugeda. Et sellised väikesed detailid. Mina valisin siis sinise palli, sest see on nagu kevadine värske vihmapiisk. Ja minu panus oleks siis tore viimine, tore käivitamine rohkemates Valgamaa koolides. Aitäh. Minu punane, siis tegelikult punane torevandi värv, soojus, armastus, aga mul selle kivikuhjaga ta natuke see haakub, et just seesama, et panustada sellesse, et üha rohkemad inimesed, meie noored juhendajad tunneksid, et see on nende koht, ehk see organisatsioon on see koht, kuhu nad päriselt kuuluda tahavad. Mitte sellepärast, et keegi käsib või et seda on vaja, aga sellepärast, et see on nende koht. Et need kogemused, need inimesed, et see rikastaks neid ja meid ka edasi. Super, nüüd peegelduse koht. Ja ma vahel imestan, kuidas need asjad niimoodi lähevad tores. Ega ma tõsiselt näen praegu siin sellist asja, et kui me võtame lahti selle tore väärtuse TORE, siis minu meelest sinine tee, millest sina rääkisid, et sa tahaksid päriselt panustada nagu sellesse, et teadlikult, süsteemselt
et kaasataks noori koolides selle tugiõpilissüsteemi järgi, siis minu meelest see läks täpselt sinna praegu. Et mäletad, sa üldkoosolekul ütlesid ju ka seda sama asja, eks? Siis minu meelest on meil ju oskuslik olemasolemine omavahelistes suhetes ja see, millest sina praegu, Maarja, rääkisid, kõlas täpselt sinna, et see juhendajate, see näide, mis sa tõid Valgamaal, kuidas nad 11 kuulavad, olemas on, jõudu saavad, et see on mudel jälle, see on näide ja sellega nad nagu kuidagi käivitavad eeskujuks mõnes mõttes siis ka noorte seas on täpselt sama asi juhtub, et oma ringi noored hakkavad olema ju oma vahel ka nagu hästi heaks sõbraks. Siis tuleb meil punane värv tavaliselt. See on rõõmu ja rahuallika püsiühendus eneses. Ja kui seda nüüd võtta, et kuidas sina sellest kirjeldasid, seda inimene jõuaks nagu kohale õigesse kohta, siis ta ju assotsieerub täpselt sarnase asjaga. Et vot siin ma tunnen, et see on see, et ma saan aru endast, mis ma soovin, mis ma tahan, ma olen kontaktis endaga. Võib-olla ma teen meelevaldselt midagi siin hetkel, aga see on see, mis ma nägin. Ja praegu see E-täht, ennetav mõtteviis, elujaatav mõtteviis ja eeskujud. Ehk siis see mõtteviis kui selline laiemalt ühiskonda, sinu huvi on, et sellest rohkem teatakse ja kui need noored oma lugusid räägivad, siis see on eeskuju. Või juhendajad lugusid räägivad, see on eeskuju. Issand, kui äge, mul jälle on see külmajüdinad või need kananahk ja see värk. Kui ägedalt võib üks saade minna. Meie juhatuse koosolek hakkab vaikselt kokku tõmbuma siin teiste nähes. Edasi meil jätkub terve päev, eks ju, õhtuni välja. Veel hiljem kellani, kui kell 6. Aga lõpetuseks teeks ühe pimesi värgi ka, siin on hea näha, kuidas me kaarte saame kogu aeg kasutada ja me seda tõsiselt teemegi. Et praegu nüüd tuleb üks pimesi kaart lõpusõnadeks. Nii. Ja mis sa ütled, see on täiesti absoluutselt, mis aga pähe tuleb, mis sobiks saate lõppu öeldana. Kes on valmis saab, juba võib keelata ümber. Et see on see, kelle käes on mikrofon või? No, sain sellise kaardi. Meie 7, teie 0. No, seis võib-olla on natuke see teine, et juhatuses on siin 6 küll, aga võib-olla on see, et rohkem meile kui teistele organisatsioonidele. Aha, et sinu panus kui selline. Ei no, selles suhtes, et meid on rohkem. Tulevikus tores, kui teistes organisatsioonidest. Te ei jaga ressurssi, et meil on. Hästi. Hea lõpp. Jah. Ütleme siis nii, et me ei pea ju üksteisest mööda käima nagu võõrad. Et läheme kõik ühiselt number 65 bussi peale ja sõidame Toremaale. Väga tore. Minul on selline pilt. Ma arvan, et tuleb pimedusest välja tulla, käed tuleb ära eest võtta ja tuleb vaadata enda ümber ja samas märgata ka neid, kellel on vahel raske olla nende kõrval. Nii et seda pilti võib vaadata ühte kui teistpidi. Aga olla olemas. Nii. Istsin ma maailma veerekese päälle. Uus maailm avaneb nüüd meie ees. Vaatame, piilume. Mis me sealt siis näeme? Ja minul tuli küll üliäge kaart minu meelest siia tore nagu tõsiselt tore mu sõnumiga kaart selles mõttes, et kui me mõtleme nii, et me panustame tore noor ja kui ta kuskil klassis on, siis oleks tore klass ja kui nad on koolis, siis oleks tore kool ja lõpuks
tore Eesti. Suurepärane lõpp saatele. Aitäh, et te tulite, läheme koos edasi ja Karli võtame ka ja pigistame seda juba järgmises saates. Kallis vaataja, tule tagasi teisipäeval. Kohtume, sest stuudios on tore.